Tänases Makita tööriistakoolis räägime natukene akudest ja räägime täpsemalt XGT akudest, sest need sisaldavad täna kõige rohkem nii-öelda innovatsiooni. Kui muidu me teame seda, et XGT akud on nii-öelda natukene targemad akud kui 18-voldised akud, mis tähendab seda, et ta natuke rohkem mõistust, ta suhtleb natuke rohkem tööriistaga, siis võiks ju arvata, et nüüd meil ongi kaks erinevat siis sellist põhilist aku komplekti, on 18-10-sed ja on need nii-öelda 40-voldised, et siit edasi kuskile minna pole, aga tegelikult saab ka veel nii-öelda ühe akuklassi sees teha natukene edasi arendust. Seda me näeme ju iga päev, kuidas akumaailm areneb meeletu kiirusega koos nii-öelda elektriautode ja muude akutehnoloogial põhinevate seadmetega. Siis Makita on ka teinud ühe väga suure edasihüppe akutehnoloogias. Nimelt, kui vanad akud toimisid siis klemmühenduse põhimõttel, ehk siis akuelemendid olid väikeste klemmidega ühendatud, siis nüüd uus tehnoloogia on klemmivaba. Mida see tähendab kasutajale? Kasutajale tähendab see seda, et tegelikkuses aku on võimsam. See klemmühendus varem põhjustas selle, et kogu elektrienergia läks läbi nii-öelda väikese pudelikaela, mis tekitas soojust, mis tegelikult tähendas seda, et osa elektrienergiast me kütsime lihtsalt kosmosesse. Täna kasutatakse see soojus hoopis selle asemel ära masina toitmiseks, mis tähendab seda, et energia läheb õigesse kohta. Uus aku on 4 ampertunnine. Teised aku suurused veel nii-öelda uut mudelit, uut tehnoloogiat ei oma, aga see 4 ampertunnine aku põhimõtteliselt annab välja nüüd sama palju voolu kui siis teine 5 ampertunnine, sellepärast et vähem voolu läheb raisku. Ja kui me nüüd võrdleme seda akut 5 ampertunnisega, siis me tegelikult näeme, mis on see suuruse vahe, mis tegelikult tähendab seda, et kui siit kätte saab sarnase koguse voolu, siis ühel juhul on ju tegu oluliselt kergema akuga. Ja kuna XGT akud on võrdlemisi rasked, kui me vaatame näiteks ka seda 8 ampertunnist ja teisi, sest et voolu on siin rohkem, nad on mõeldud võimsamatele, suurematele seadmetele, siis tegelikkuses see, kui sa saad rohkem voolu vähema kaalu juures, selle vastu ei saa küll kellelgi midagi olla. Veel oluline asi, mis annab tema laadimisaeg on kiirem. Laadimisaeg on just kiirem sellepärast, et kui varem oli see soojus ja kuumenemine aku puhul teemaks, siis nüüd see enam teemaks ei ole. Ja nii-öelda seda jahutustsüklit laadijas enam vaja ei ole. Kes teab, kellel on XGT seadmed, need teavad, et kui sa selle aku sinna laadijasse paned, siis tegelikult hakkavad ventilaatorid tööle ja ta teeb päris kõva häält. See tähendabki seda, et on vaja akut jahutada. Nüüd seda ka enam teha ei ole vaja. Seega ma ütleksin, et väga kihvt samm edasi, kasutajal on sellest väga palju rõõmu ja abi. Muide, täpselt sellist akukettsaagi olen mina nüüd paar aastat kasutanud, olen sellega väga rahul. Aku saab loomulikult piisavalt kiiresti tühjaks, et olen mõelnud, kas peaks siia suurem aku ostma. Nüüd ma seda tegema ei pea, sellepärast, et ma saan sama suure akuga rohkem võimsust ja see aku sobib sellele saele suuruselt kõige paremini ja kõige mugavamalt. Ehk siis võtame teema kokku. See aku annab sama palju voolu kui 5 ampertunnine, ta on oluliselt kergem, ta laeb palju kiiremini ja tema eluiga on pikem, nii et ainult võit. Teine asi, mida me kõik teame, on see, et liigne kuumenemine lühendab tegelikult akude kasutusiga ja jällegi, kui nüüd seda kuumust tekib aku sees vähem, siis tähendab see seda, et see ja uus aku, uus tehnoloogia, siis aku kestab natukene kauem ja kellel on palju aku tööriistasi, need teavad, et aku on tegelikult nii-öelda kulumaterjal, mida tuleb ikka aeg-ajalt muud kui välja vahetada, eriti need, kes kasutavad tööriistu professionaalsel tasemel ja igapäevaselt väga paljusid akusid läbi kulutavad. Teine asi, millest ma rääkida tahaksin, mis on eriti lahe, millest mina sain teada alles täna, on see, et kuna need XGT akud omavad natukene rohkem mõistust ja tarkust kui vanad 18-voldised akud, siis need on võimalik ka natukene programmeerida. Nimelt on võimalik aku tööriista külge lukku panna. Me teame, et ehitusplatsidel aku tööriistad on üks võib-olla niisugune kõige populaarsem varastatav kaup. Nüüd on võimalik oma tööriistad aku külge selliselt lukustada, et kui see tööriist pihta pannakse, siis ükski teine aku selle tööriistaga ei tööta ja see tööriist on põhimõtteliselt kasutu. Seda saab teha siis programmeerides seda mingi aja peale, näiteks nädala kaupa, et kui see tööriist kaob ja võõrastesse kätesse satub, siis see nädala aja pärast see tööriist lihtsalt enam ei toimi. Selleks on niisugune väikene programmeerimisvidin, mis tuleb siis korraks seadmele külge panna, nii-öelda seadme ja aku vahele ära programmeerida ja hiljem juba on siis teil lukustatud seade olemas.
akudest rääkides on väga paslik ka rääkida sellest, et Makitel on alanud üks vahva kampaania. Nimelt saab XGT akudel töötavate aiatööriistadega kaasa tasuta sellesama 4 ampertunnise XGT aku. Aiatöö hooaeg on alanud, väga paslik aeg on vaadata, milliseid tööriistu vaja võiks olla, on sul vaja siis metsasaagi või sul on olemas või vaja on võsalõikurit. Tasuta aku kulub alati ära, sest akud on ju kulumaterjal ja tühjaks nad tihti saavad. Kogu info kampaania tingimuste ja kampaanias olevate tööriistade kohta leiate Makite kodulehelt, seal on üks bänner, mis vilgub ja viib teid õigele kampaania lehele, minge vaadake järgi.